Selva peatreener Veiko Haan, väga magus võit kindlasti lähikonkurentidele ja niisugune kerge tervemõjuline võit ka kindlasti. Jah, seda küll, et enne mängu vaatasin statistika üle, et Jalgpalliliidu kodulehe peal on kirjas, et oleme täitsa võrdselt nagu mänginud. 2 võitu, 2 viiki oli ja 2 kaotust oli, et nüüd on jah, enda kõige lähima konkurendiga on nüüd siis plusspoolel see hooaeg. Kuidas sa mängu kommenteeriksid, et tegelikult võrdset heitlusega Velko värava oli 2 väga jämedat prohmakat, mis teile selle võidu lõpuks tõid? Jah, täpselt nii oligi, aga ütleme niimoodi, et mäng oli täpselt selline, nagu ma arvasin, et ta tuleb. Et kus tuleb kõvasti võitlust, me teadsin, mis on meie tugevused, mis on Velko tugevused, vastupidi ka, et mis on meie nõrkused ja Velko nõrkused. Velko sai täpselt selle pealt, sai enda selle viigivärava standardi pealt. Me teadsime, et nad on selles väga tublid ja head, ei suutnud selles olukorras ära puhastada. Aga jah, Velko väravaht tegi meile 2 head kingitust. Muidugi väljak oli ka selline, et esimesel poolel, nagu kõik ise nägid, ka mängijad libisesid ja tegelikult oli oletavasti seda palli päris raske püüda ka. Aga no, väravale tuleb lüüa, eks siis tuleb ka tulemust. Ja nüüd tabelisse vaadates on teil 9. koht tagantpoolt päris kindel. Kui palju te juba nagu reaalselt mõtlete püsima jäämisest? No püsima jäämisest veel ei saa mõelda, sellepärast, et isegi kui me 8. koha kätte saame, et siis tuleb veel üleminekumäng hakata mängima esiliiga B-võistkonnad, kellegiga ma ei tea, kes seal on. Aga ütleme niimoodi, et proovime mängult järjest punkte teenida, et tegelikult on kõik võimalik, sellepärast 8 mäng on veel ees ja Santosega ka veel kodus meil mäng ees, et Santos on nüüd keda püüda. Et me vähemalt püüame sinna suunas. Midagi lubada praegust ei saa. Selge ja veel kord palju õnne võidu puhul. Jah, aitäh!